ja Palumägi 135 meetrit, juulikuu ja täna teeme sideteste ning teisel pool repiiterit on Tarmo Tanilson Lagujas ja nüüd on võimalus meil siin repiiteri test läbi viia ja CB Foorumi liikmed saavad ise kuulda, kuidas Tarmo teisel pool räägib. Nii, Rassu Wind siin ja Palumägi 135 meetrit, juulikuu ja täna teeme sideteste ning teisel pool repiiterit on Tarmo Tanilson Lagujas ja nüüd on võimalus meil siin repiiteri test läbi viia ja CB Foorumi liikmed saavad ise kuulda, kuidas Tarmo teisel pool räägib. Nii ja tere päevast, mina olen siis jah Tarmo Tanilson Tartumaalt Laguja külast, loodus Kilo Oskar 38 Foxtrot Delta, räägin siis 90 meetri kõrguselt umbkaudu ja merepinnast ja talukast kõrgevast punktist siis modifitseerimata Cobra jaama. Praegu signaal tuleb päris hästi, signaal küll on pisut muutlik, aga üldiselt on jutt ilusti arusaadav ja vähene tahi. Nii ja tere päevast, mina Tarmo Tanilson Tartumaalt Laguja külast, loodus Kilo Oskar 38 Foxtrot Delta, räägin siis 90 meetri kõrguselt umbkaudu ja merepinnast ja talukast kõrgevast punktist siis modifitseerimata Cobra jaamaga ning praegu signaal tuleb päris hästi, signaal küll on pisut muutlik, aga üldiselt on jutt ilusti arusaadav ja vähene tahi. Ma vahepeal küsin, et kuidas, kas sul oli eile võimalust ka 23 FM-il CB lainealal mind kuulda, mina sind küll ei kuulnud. Ma vahepeal küsin, et kuidas, kas sul oli eile võimalust ka 23 FM-il CB lainealal mind kuulda, mina sind küll ei kuulnud. Mul oli selline tänan lugu, et ma avastasin, ütlen niimoodi, et sellel hetkel mul oli veel raadios ja ei olnud hakkas. Mul oli selline tänan lugu, et ma avastasin, et mul oli Labula ja ütlen niimoodi, et sellel hetkel mul oli veel raadios ja ei olnud hakkas piisavalt särtsu, et õigeid teha ja nii et ei juhtunud ise ka kuulma. Nii, ma lülitan repiiteri tagant ära, repiiteri test on tehtud ja lähen autosaatja juurde. Nii, ma lülitan repiiteri tagant ära, repiiteri test on tehtud ja lähen autosaatja juurde. Nii, Ralf Wind siin Loku Kaldemägi, mitte kõige kõrgem osa, aga mingi 120 meetrit tuleb ära ja teisel pool otsas Lagujas on Tarmo Tanilson ja kohe saame kuulda, kuidas tema kuuleb mind siit 120 meetri pealt. No jah, kahinad on praegu peal, repiiter võtab paremini kui tavaline kabul. No jah, kahinad on praegu peal, repiiter võtab paremini kui tavaline kabul. Tundub jah, et kusjuures mina enda häält tagasi ei kuule repiiterit. Tundub jah, et kusjuures mina enda häält tagasi ei kuule repiiterit. Nüüd kuulsin. Kusjuures järsku on levi paremaks läinud, et ma kuulen sind üsna tugevalt, peaaegu sama tugevalt kui Palumäel. Kusjuures järsku on levi paremaks läinud, et ma kuulen sind üsna tugevalt, peaaegu sama tugevalt kui Palumäel. Jah, Hall Kass on ka kuskil Tartus kuuldel, arvatavasti tema meid kindlasti ei kuule, aga loota ju võib. Ja Hall Kass on ka kuskil Tartus kuuldel, arvatavasti tema meid kindlasti ei kuule, aga loota ju võib. Ja muidugi, eks ta nii ole.
on päris tuuline ilm ja puuoksad kõiguvad ja äkki niimoodi, et kui nad seal kogu selle pikal maa-alal kõiguvad, siis nad kõiguvad signaali vahepeal. Praegu siis videokaamera käima pandud ja oleme 140 meetri peal ja see on Tartu-Võru maantee ning hetkel sideseanss Tarmo Tanilsooga taas. Tarmo nüüd kirjeldab, kuidas ta kuuleb siit poole vatikest BMR saatjat ja mina ütlen, et Tarmo suudab avada minu auto antenniga kabule väga kergelt. Nii, signaal on päris hea. Sahin on küll taga, aga jutt on väga arusaadav, nii et signaali on tõesti kaupust arvestades väga hea kvaliteet.